Tere tulemast kõigile Oiksio Cyberi ja Trinity ühisseminarile. Täna teemaks meil siis küberturvalisuse seadus. Kõigil on hästi hea meel, et meid on palju siia kokku kogunud peale kui ka Teamsi. Tänane plaan on siis see, et alustame väikese sissejuhatava ettekandega, et saada üldse ennast reele, millega meil tegu on, kes sellega tegelema peavad. Ja siis juba läheme edasi koos meie paneeli liikmetega paneelarutelu juurde, kus me saame võtta ka osalejatelt hea meelega küsida. Hakkame otsast pihta. Küberturvalisuse seadus. Täna siis käsitleme seda, mis meil seadusega muutumas on, mis on uue seadusega sätestatud põhikohustused ja põhiline küsimus, mis arvan enamusi ettevõtjaid ja valdab, on see, et kas see mulle ka kohaldub. Ja pärast ettekannet läheme siis edasi juba paneelarutelu juurde. Räägime siis alustuseks sellest, et mis meil selle uue seadusega muutumas on. Küberturvalisuse seadusega võetakse siis üle NIS2 direktiivi nõuded, mis on Euroopa Liidu direktiiv. Ja kogu selle regulatsiooni eesmärk on siis tõsta küberturvalisuse taset üle kogu Euroopa Liidu. Varasemaga võrreldes hästi selgelt liigub selle uue seaduse fookus mitte ainult siis konkreetse teenuse küberturvalisuse tagamiselt üle kogu organisatsiooni küberturvalisuse tagamisele. Räägitud on ju palju ka sellest, et kohaldamisala laieneb märgatavalt ehk et need ettevõtjad ja asutused, kes uuest seadusest puudutatud on, võivad isegi olla neid umbes 3000 rohkem võrreldes varasemaga. Aga see on selline esialgne hinnang ja eks lõpuks selgub sellest, et kui paljud ettevõtjad ennast Riigi Infosüsteemi Ametile teavitavad. Täpsustatakse ka küberintsidentidest teavitamise nõudeid. Siis üks suur põhimõtteline muudatus puudutab juhatuse liikmete vastutust, et kui varasemalt meenutas küberturvalisus võib-olla sellist IT-osakonna teemat, millega IT-juht tegeles, siis täna väga selgelt viiakse see vastutus üle juhatuse liikmete tasandile, kes siis peavad tegelema sellega ja vastutama, et need turvameetmed ka päriselt oleks võetud ja töös. Ja antakse ka järelevalvele täiendavaid õiguseid ja sellega kaasnevad ka kõrgemad trahvimäärad. Nüüd uue seaduse siis põhikohustused siin välja joonistada ongi siis see, et esimene samm, mis ettevõtjaid ees ootab, on hiljemalt 31. märts teavitada ennast Riigi Infosüsteemi Ametile, et juhul kui siis ettevõte või üksus selgitab välja, et ta on kohaldamisalas, siis kui see vastus on jah, tuleb esitada seesama teavitus Riigi Infosüsteemi Ametile. Põgusalt sai mainitud juba ka juhatuse liikme vastutust, aga siis selline aktiivne tegevus seal taga on see, et tuleb määrata küberturvalisuse eest vastutav juhatuse liige. Vastasel juhul vastutavad kõik juhatuse liikmed. Küberintsidendi korral tuleb teavitada Riigi Infosüsteemi Ametit. Kõik subjektid on allutatud Riigi Infosüsteemi Ameti järelevalvele ja siis sellise põhikeskme kogu küberturvalisuse seadusest moodustabki turvameetmete rakendamine. Ja seda on võimalik siis teha 2 standardit järgides, see on siis kas Eesti infoturbestandard või on see ISO 27001 standard, mida saab rakendama hakata, kui seda juba ei ole tehtud. Ja nüüd põhiküsimus, millest ma usun, et paljud ettevõtjad täna üritavad ennast läbi närida, on see, et kellele siis küberturvalisuse seadus kohaldub ja kasutame ka palju sellist lühendit nagu KÜTS, mis hakkab siit väga palju läbi jooksma, et siis te olete ühel lainel, et see on seesama küberturvalisuse seadus. Räägime siis sellest, et meil on skoobis üliolulised üksused ja olulised üksused ja lisaks siis nendele ka domeeninimede registreerimise teenuse osutajad. Kui nüüd tulla selle juurde, et mis vahe on üliolulistel üksustel ja olulistel üksustel, siis seisneb sisuliselt selles, et kui laialdased on järelevalve õigused selle üksuse suhtes, et kuna üliolulised üksused on need, kes osutavad sellist eriti kriitilise tähtsusega teenust, siis nende osas on laiemad järelevalveõigused ja ka õigus rakendada siis kõrgema määraga trahve. Ja nüüd ma tahan teiega koos läbi käia kogu selle
võib-olla põhikeskme siit regulatsioonist, mis on siis see, et kes meil on kohaldamisalas, et me räägime üliolulistest üksustest ja olulistest üksustest ja see on selline hästi pikk loetelu. Täna me suudame katta seda sellisel väga üldistatud tasemel, et proovime lihtsalt märksõnadega ära rääkida ja võib-olla see annab nagu siis selle vaate, et juhul kui ettevõtja vaatab peale, et see on minu tegevusala, siis on see esimene koht, kus peaks see tuluke põlema lööma, et see regulatsioon võib puudutada ka mind. Aga räägin põgusalt läbi. Ülioluliste üksuste puhul on siis meil sellised kategooriad, mis on sõltumata suurusest ja suurusest sõltuvad. Kõigepealt alustame nendest sõltumata suurusest. Sinna alla lähevad valitsuse üksused ja kohaliku omavalitsuse, siis avaliku halduse üksused, mis on juba ka täna varasemalt kehtinud seadusega nagunii olnud skoobis ja nende jaoks ei ole see regulatsioon ka midagi nii revolutsiooniliselt uut. Et teame ju kõik, et avalik sektor on palju selle küberturvalisusega tegelenud. Aga lisaks ka elutähtsa teenuse osutajad, kriitilise tähtsusega sideteenuse osutajad, domeeninimede süsteemi teenuse osutajad, tippdomeeninimede registripidajad ja kvalifitseeritud usaldusteenuse osutajad. Ja lisaks siis ülioluliseks üksuseks on ka elektroonilise sidevõrgu teenuse osutajad, aga nendel on pandud nagu alampiir, et nad peavad olema siis suuremad kui 50 töötajat ja nende bilanss või aasta käive üle 10 miljoni euro. Nüüd, kui tulla veel ülioluliste üksuste juurde, siis siin on näha sellist suurepärast suurt kokkuvõtet, kus on siis kategooriate kaupa enam-vähem ära kaardistatud ja jällegi hästi üldistavalt see, et kes lähevad meil ülioluliste üksuste alla. Aga ülioluliste üksuste siis see teine kategooria, mis ei sõltu suurusest, on see, et neil on vähemalt 250 töötajat ja bilanss on üle 43 miljoni euro või aastakäive üle 50 miljoni euro. Et kui hästi-hästi põgusalt siis peale vaadata, siis meil on siin elektri, tootmise, müügi, erinevad elektriteenused, vedelkütuse ja gaasi pakkumise teenused, kaugkütte ja veeteenused, kaasa arvatud siis ka joogivesi, reovesi. Lennundussektor on hõlmatud nii lennuettevõtjate kui ka lennujaama haldaja näol. Laevandussektor on hõlmatud nii reisija kui kaubaveo näol ja näiteks sadamapidajate, veeliikluse juhtimise keskuse näol. Maismaatranspordis räägime raudteeinfrastruktuurist ja raudteeveoettevõtjatest. Siis digitaalsete teenuste puhul räägime andmekeskusteenustest, pilvandmetöötlusteenusest, interneti sõlmpunkti teenusest, infoturbeteenusest, haldusteenusest, sisule või võrguteenusest. Hõlmatud on osaliselt ka finantssektor, näiteks krediidiasutused, kauplemiskoha korraldajad, keskne vastaspool. Ja finantssektori puhul ma arvan, esimene küsimus, mis tõusetub, on see, et meil on tegelikult Euroopa Liidus olemas ka DORA määrus, et kuidas need kaks omavahel suhestuvad, aga seal see üldreegel on see, et küberturvalisuse seadus käsitleb DORAt eriseadusena ehk et me vaatame DORAt, kui DORA reeglid on vähemalt sama ranged nagu küberturvalisuse seaduse reeglid. Ja lisaks siis ka ravimid ja meditsiiniseadmed siin ülioluliste üksuste all. Siis tuletan veel kord meelde, et kui on kindlaks tehtud see tegevusala valdkond, siis tuleb lisaks vaadata siis ka selle üliolulise üksuse suurust, et kas ta täidab selle suuruse kriteeriumi. Ja nüüd läheme oluliste üksuste juurde. Siin hästi analoogselt käime läbi, on meil sõltumata suurusest kategooria ja siis suurusest sõltuv kategooria. Ja peale seda olulist üksust meil need listid lõpevad, siis me saame juba põnevama osa juurde minna. Natuke veel pidage minuga koos vastu. Aga sõltumata suurusest räägime taas kohaliku omavalitsuse üksuste liidust, andmekogude vastutavatest volitatud töötlejatest, usaldusteenuse osutajatest, avalik-õiguslik juriidiline isik, Arenguseire Keskus, RMK ja perearstiabi osutajad, kes siis ei ole elutähtsa teenuse osutajaks. Nemad on sõltumata suurusest olulised üksused. Ja teine reegel, mis siit tuleb, on see, et juhul kui ettevõtja on läbi lugenud kõik need üliolulise üksuse kategooriad, ta tuvastab, et ta on seal sees, aga ta ei ole nii suur, siis võib ta ikkagi olla KÜTSi subjekt, kui tal on vähemalt 50 töötajat ja bilanss või aasta käive üle 10 miljoni euro. Ehk et tuleb lugeda ikkagi seda listi tervikuna ja selgitada välja, kas üks tegevusala neist võib olla see, mida mina teen või mina pakun.
Ja lisaks siis olulise üksuse all on veel mõned täiendavad kategooriad, näiteks jäätmekäitlus, keemiatööstus, toiduainete tööstus, milles siis näiteks toidu hulgimüügist, toidu tööstuslikust tootmisest või tööstuslikust töötlemisest tuleb vähemalt 50% aastakäibest. Samuti meditsiiniseadmete tootmine, elektroonika, erinevate elektroonikaseadmete, masinate, mootorsõidukite, transpordivahendite tootmine, siis jällegi digitaalsed teenused nagu internetipõhine kauplemiskoht, sotsiaalmeediaplatvorm, otsingumootori pakkuja, aga ka näiteks ühe täitsa uue valdkonnana posti- ja kullerteenus. Ja siis teadusasutused, kes ei ole haridusasutused, aga pakuvad rakendusuuringuid, tootearendust ja nende ärilist kasutust. Sellega meie listid said läbi. Siin on siis kõikidele meie tänasel seminaril osalejatele võimalus Oiksu Cyberi ja Trinity poole siis täiendavate muredega pöörduda, meie pakkumisi selleks rõõmsalt ära kasutada. Ja lisaks ma arvan, et tänasest kõige olulisem on see, et me anname teile kõigile ka võimaluse küsida küsimusi ja küsimused saab sinna alumisele QR-koodile sisestada, nii et me paneelis siis saame neid juba jooksvalt käsitleda ja teemade juurde võtta. Nii, ja selle ma jätan ette, siis me saame kõik küsimusi esitada ja lähmegi siit edasi paneeli juurde. Tere, hakkame pihta. Minu nimi Maarja Pild-Freiberg, tulen advokaadibüroost Trinity. Mina aitan siis eelkõige selliste võib-olla teravate küsimustega täna ja kuulan ka teie küsimusi, et vaatan, mis te sinna olete juurde pannud. Aga võib-olla isegi alustame tutvustusest. Et meil kõigepealt on rääkinud siin Kristjana Kuti, kes on siis küberturvalisuse advokaat, võib öelda. Miks see on täitsa huvitav selline amet on, sest neid on Eestis väga vähe. Juristid ja IT-inimesed omavahel väga palju ei suhtle, tema seda keelt räägib ja saab ka IT-valdkonna inimestega hästi hakkama, üritab siis tõlkida. Ja siis edasi ka, väike hääl siin, pole hullu. Meil on siin Liivio Nimmer. Nimelt siis Oiksio, kus me täna ka oleme, on väga kogenud ja suure küberturbe tiimiga. Et ka selliseid Eestis väga palju ei ole. Liivio siis esindabki just siis eksperdina sellist IT poolt, tehnilist poolt ja teab sellest juba aastaid ja väga-väga palju. Ja siis meil on siin Ilmar Toom. Tema on Riigi Infosüsteemi Ametist järelevalvejuht, aga mis mulle veel eriti rõõmu tegi, et tõenäoliselt kõik, kes vaatavad, on kuulnud sellisest aktist nagu EITS ehk siis Eesti infoturbe standard. Ja Ilmarit võib nimetada selle akti isaks ja tema on olnud seal meeskonnaga selle taga. Tõenäoliselt peaaegu kõik siit ruumist on seda avanud, lugenud, läbi töötanud, et siis te nüüd teate, kes see süüdlane on, kui te varem ei teadnud või siis vastupidi. Et see on üks ääretult vägev dokument, võib öelda. No, minule muidugi juristina oli eriti raske seda lugeda, aga kõva töö. Aga hakkame vaikselt pihta erinevate teemadega, loodame, et jõuame ära ja nagu ütlesin, vaatan teie küsimusi ka. Et me kuulsime siin sellest üliolulisest ja olulisest üksusest, et võib-olla natuke alustaks, et kas seal on nõuete osas ka mingisugune erinevus, et näiteks ütleme, et sellest sai ettevõtte üle, et ta siis on üks või teine, peab rakendama, aga mis seal vahet on või rakendub seadus samamoodi, äkki Kristjan alustad? Ja seadus rakendub tegelikult üliolulistele ja olulistele üksustele samamoodi, et erisusi meil ei ole selles osas, et kuidas sa pead turvameetmeid rakendama. Et turvameetmete rakendamine nagunii on selle kütsi põhikese ja seda tuleb neil teha ühtemoodi. Et see erinevus, kus sisse tuleb, on see, kuidas me teostame järelevalvet nende üksuste üle, et seal on väikesed erisused sees ja trahvimäärad on neile olemuslikult erinevad. Okei. Aga võtame veel kohe sellise võib-olla kuumema, põnevama teema siia, mille pärast tõenäoliselt on ka paljud siia kogunenud. Et jällegi, oletame, et me teame, et rakendub siis küts ja siis on räägitud teavitamise kohustusest RIA-le. Et kuidas siis praegu on, et kuidas see käib, et kas ettevõtja saadab selle kuidagi e-postiga, saab kuhugi sisse logida, et kõik praegu vist ootavad seda infot, eks? Ja, tänaseks on olemas selline võimalus, et iga
iga üksus või ettevõte või ka asutus, kes soovib teavitust esitada, saab sisse logida eesti.ee keskkonda ja siis seal on kohe küberturvalisuse märksõna all selline võimalus olemas, täidab seal väljad ja lahtrid ära ja ongi teavitus esitatud. Sellega on praegu selle võrra lihtne. Kas oskate meelde tuletada ka seda ajakava, et kaua siin aega on ja kas võib ka varem ära esitada? Meile juba esitatakse neid teavitusi, mis on ära ütlemata tore, sest ajakava selle osas ei ole ülemäära pikk. Pool ajast on läinud ehk et märtsi lõpuks peaksid olema siis kõik need teavitused laekunud. Et siis üleskutse ka kõigile, et kes tunnetab, et äkki võiks olla soov või vajadus teavitus esitada, et siis eesti.ee kaudu saab seda teha. Nüüd teine mulle paistab selline kõige kuumem teema on ikkagi see juhatuse liikme vastutuse küsimus. Et ma ei teagi, Liivi ja Kristjana, kumb teist äkki tahab seda pisut kommenteerida, et nüüd on halvasti. Nüüd on juhatuse liikmetel kindlasti muresid rohkem, kui neil oli varem juba. Et see uus seadus toob kaasa sellise hästi põhimõttelise muudatuse, et juhatuse liige peab vastutama küberturvalisuse eest organisatsioonis ja kui me ei räägi konkreetselt ettevõttest, kus on juhatuse liige, siis me räägime asutusest, kus on siis struktuuris see inimene, kes on volitatud või kohustatud juhtimisülesandeid täitma, kellel on samamoodi see kohustus rakendada turvameetmeid ja jälgida, et seda tehakse. Et ma arvan, et see toob hästi põhimõttelise sellise ülesehitusliku muudatuse, et ettevõte peab tagama seda, et tema juhatusse jõuaks õigeaegselt õige küberturvalisuse seisu puudutav info. Võib-olla natuke lähme isegi täpsemaks, et kuidas, kas tuleb kuidagi määrata see juhatuse liige, et mis nüüd nagu ettevõtte selle teadmisega veel peab pihta hakkama, et isiklik selline kuri vastutus on? Esimene samm on jah määrata see küberturvalisuse eest vastutav juhatuse liige ja see juhatuse liige, kes on selleks määratud, on see õnnetu, keda saadab siis ka isiklik tsiviilõiguslik vastutus, et äriseadustiku alusel on võimalik juhatuse liikmeid vastutusele võtta siis hoolsuskohustuse rikkumise eest ja ka siis küberturvalisuse teemadega tegelemata jätmine tegelikult võib kaasa tuua selle sama tsiviilõigusliku vastutuse ja sellest tulenevate nõuete esitamise siis hooletult käitunud juhatuse liikme vastu. Ja juhul, kui seda ühte konkreetset vastutavat juhatuse liiget ei määrata, siis vastutavad kõik juhatuse liikmed, kes siis äriühingul on. Et kuidas Liivi ja Oiksas olete tunnetanud, et kas juba tuntakse mingisuguse koolituse vastu huvi, et ma saan aru, et juhatuse liige peab veel rohkem kursis kõigega olema? Hetkel meil on see teema ikkagi nii uus, et võib-olla ei saa öelda, et väga suur huvi oleks, aga see juhatuse liikme teema on kindlasti oluline, eks ta on juba tegelikult ka varasemalt on oluline ja paremates organisatsioonides, kus turvateadlikkus võib-olla on kõrgem, tegelikult on need probleemid juba ikkagi lahendatud tänapäevaks. Aga see on oluline just sellepärast, et kui ikkagi juhatuse tasemel keegi ei tegele selle küberturbe teemaga, ega siis seal organisatsioonis asi ei saa ka väga ladusalt minna. IT saab teha teatud ulatuses mingisuguseid asju, aga kuna küberturve ikkagi puudutab organisatsiooni kultuuri üldiselt, muudatuste juhtimist, personali juhtimist, poliitikaid, kordasid, nii edasi, et siis selliseid asju tavaliselt IT ei saa organisatsioonis kuidagi kehtestada. Ja kui tulla veel korra nende juhatuse liikme koolituste juurde, siis tegelikult seadus ei täpsusta meil seda, kui tihti need koolitused peavad olema, aga nad peavad olema regulaarsed. Ja kui seaduseelnõud välja töötati, siis selle tagasiside ringide kestel küsiti erinevaid arvamusi, et kui tihti see koolitus võiks olla. Need arvamused olid seal seinast seina 1 kuni 10 aastani, aga 10 aastat küberturvalisuse vallas on küll selline utoopiline aeg, et selle jooksul on juba kõik muutunud. Et minu isiklik arvamus on, et vähemalt kord aastas ikkagi võiks vähemalt ennast ja enda töötajaid ka sel teemal koolitada. Ilmar, mis teie arvate? On 10 aastat piisav? Ma arvan, et pigem oleks mõistlik korra lugeda ka seaduse seletuskirja. Seal on tegelikult ka natukene välja toodud see, et mida selle koolituse all siis nagu mõeldud on.
ja olulisem kui see, et kas ta on kord aasta, 2 või 5 jooksul, tegelikult need nii-öelda õpiväljundid, mis sealt siis koolituse tulemusena peaksid tekkima sellel juhatuse liikmel. Ja nii, et ma arvan ka, et veel kord, et ei peaks nagu kinni jääma sellesse numbrisse, mida tegelikult ei ole nagu seaduse tasemel öeldud. Võib-olla sellepärast ei olegi, et nagu eksitav, et võib-olla siis ma käingi korra mingil koolitusel ära ja see on 5 aastat hooleta, et noh, nii see päris ei käi. Aga võib-olla taustaks veel nagu täiendavalt, et seesama põhimõte, mis nüüd on toodud seaduse tasandil välja, on ka meie vaatest väga hea, oluline ja vajalik, kuna hästi palju me oleme kohanud seda nii-öelda suhtumist, et see kompuutri värk, see on IT-inimeste teema ja ärge meid siin juhatuse taset sellega väga häirige. Et ja noh, on aru saada, et see ei ole mitte ainult Eesti probleem, vaid on olnud ka laiem ja üldisem probleem, et kui see terve Euroopa Liidu tasemel on tõusnud sinnani. Aga noh, küpsemad organisatsioonid tõesti saavad jah aru sellest, et see küberturve ei ole ainult puhas tehniline teema, vaid seal on ka hästi palju organisatoorseid asju, mille eest just nagu Liivi ka ütles, et see ei ole nagu IT-osakonna rida, vaid on eeskätt selle vastutava isiku rida, et teha otsused ja eraldada ressursid ja nii edasi. Selles mõttes on ta kindlasti vajalik samm. Siin juba praegustesse teemadesse on mõned praktilisemad küsimused tulnud, et ma mõne küsin vahele. Näiteks on selline, et kas ETO-d, elutähtsa teenuse osutajad, peavad ka eraldi RIA-t oma üliolulisest staatusest teavitama? Teavitatakse ikkagi subjektsusest. Noh, sellega vist siis on selge, sellel oli kohe 2 laiki, nii et see huvitas inimesi väga. Siis on selline küsimus, et selline statistiline, rohkem siis teile, et kui paljud ettevõtted, organisatsioonid on siis juba teinud selle teavituse, et tahetakse teada, et kuhu nad mahuvad? Neid on üsna vähe. Arvestades seda potentsiaalset hulka, siis ikkagi võiks olla oluliselt rohkem. Me loeme neid ikkagi praegu veel üsna vähe, jah. Nii, aga siit me jõuame nende muudatusteni ja siis ma pikin siia neid küsimusi juurde, mis on tulnud ka online. Niiviisi. Võib-olla ka selline väga kuum teema, et mis siis on vahe ikkagi EITS-il ja ISO 27001 standardil. Ja kuna see küsimus on liiga lihtne teile, siis küsin veel juurde, et plussid ja miinused ja kumba eelistada. Et kas keegi julgeb öelda, et ISO on parem? Mina julgen. Jah, siin tegelikult palju ikkagi ka oleneb sellest, et mis valdkonnas ettevõte tegeleb, paljud on näiteks välispartnereid, välissuhtlust. Kui ettevõttel on palju välispartnereid välissuhtluses, kindlasti ISO on loogilisem valik, kuna aitab tõestada oma küberturve aset siis ka välistele partneritele, et need enamasti seal EITS-ist ei tea mitte midagi. Aga kindlasti on ISO praktilise rakendamise koha pealt ka mõneti võib-olla vähem bürokraatlikum ja kompaktsem, aga samas ISO kindlasti nõuab endalt rohkem mõtlemist ja tegelemist. Et EITS on selles mõttes niisugune üsna konkreetne, kõik on ette kirjutatud, kuidas teha. Et on võib-olla lihtsam. Kindlasti üks asi, millega peab arvestama, on see, et kui kasutusel on mingisugused Eesti spetsiifilised e-teenused, X-teed ja muud sellised asjad, et siis seal peab ka mõtlema seda, et kuidas siis tõestada, et need meetmed on ka rakendatud, et ISO-s ei ole ka nende kohta, nende asjade kohta midagi, siis on selle kohta siis oma moodulid olemas. Nüüd räägime natuke ka nendest muudatustest, et võib-olla Kristjana teed otsa lahti, et midagi, mis on nüüd täitsa teistmoodi, et kui see KÜTS-i uuendus toimus. Üks asi, mis on natukene teistmoodi varasemaga võrreldes, mida on täpsustatud, on intsidentidest teavitamine, et seal seadus näeb ette väga kindlad tähtajad, mille jooksul seda tuleb teha, et juhul kui siis tõesti toimub intsident, siis esimese 24 tunni jooksul peab minema Riigi Infosüsteemi Ametile esmane teavitus.
siis edasi 72 tunni jooksul juba intsidendi teave, kus on rohkem infot. Siis vahepealsel ajal võib riigi infosüsteem taotleda täiendavat vahearuannet ja siis sellest 72 tunnisest tähtajast siis 1 kuu jooksul läheb lõpparuanne riigi infosüsteemi ametile, et see intsidendist teavitamise kord on natuke detailsemalt nüüd kirja saanud. Aga tehnilise poole pealt võib-olla, mis te ise märganud olete? No, praktikas ma ütleks, et küll väga midagi sellist Hullu ei ole. väga uut ei ole jah, et kuna Eestis ikkagi on olnud varasemast ajast juba ISKE ja siis on AIDS ka, siis tegelikult kes praktiliselt seda juba rakendanud on, siis nendele jaoks seal küll midagi väga üllatavalt uut ei ole. Riia on pigem nõus sellega või on midagi sellist? Ja ütleme selles mõttes, et Riia on kogu aeg võtnud vastu intsidendi teavitusi ja selles mõttes tõesti midagi kardinaalselt uut ei ole. Aga võib-olla jah seda, et on see nii-öelda esmane teavitus, et nüüd midagi juhtus ja siis hilisemas etapis see kokkuvõte, et mis me nüüd siis tegime sellega, mis juhtus. Võib-olla korra veel eelmise punkti juurde, mis puudutab AIDS-i ISO võrdlust. Ütlen ka, et kuidas meie seda vahel näeme, on nii, et ISO kui tõesti kõige tuntum rahvusvaheline standard, eks ole, selles vallas seab ette need nõuded, mis peaksid siis vastaspoolele kohalduma. Ja Eesti infoturbe standard on tõesti loetleb üles siis ka need meetmed, et kuidas neid nõudeid täita võiks. Ja bürokraatia poole pealt on ka see, et tervet AIDS-i ei pea ära rakendama, tervet AIDS-i ei pea läbi lugema algusest peale, vaid pigem tasub seda võtta kui retseptiraamatut, vanaema retseptiraamatut, eks ole, et kui ma nüüd täna tahan teha pannkooke, et siis ma võtan sealt pannkoogi retsepti, et samamoodi kui mul on Windowsi serverid, et siis ma rakendan neid meetmeid, et siis Linuxi serveri meetmeid ei pea rakendama. Et selles mõttes ei tasu nagu kohkuda AIDS-i mahukusest, vaid võttagi seda nii-öelda kaine mõistusega ja pigem kui abivahendit. Ja siit võib-olla joonistabki välja siis see, et üks nagu hästi oluline eelnev samm sellele on ise ära hinnata siis need põhilised riskid, mis on ettevõtte või asutuse jaoks kõige olulisemad ja nende realiseerumise tõenäosus, et mille järgi üldse hakata siis mingeid meetmeid valima ja rakendama. Võtame ühe sellise ebamugava küsimuse. Mulle on see hästi andmekaitse valdkonnas tuttav, kui seaduses on mingi selline minu meelest veidi segased sõnad ja siis küsin teie käest, mis see siis tähendab. Mina saan aru siis, et seaduses tuleb kohustus rakendada asjakohaseid ja proportsionaalseid turvameetmeid. Siis on piisav, millel on piisavalt asjakohane. See on mu üks lemmiksõnu üldse selles valdkonnas. No, siin see riskianalüüs, mida mainiti, tegelikult ongi see koht, kus võiks olla optimaalse punkti siis välja selgitada iga ettevõte, et see väga palju sõltub siis ettevõtte tegevusest ja äriprotsessidest ja kõigest muust sellisest seaduslikest kohustustest. Et ja selle riskianalüüsi käigus me võiks siis saavutada mingisuguse teadmise, et siitmaalt on nüüd parasjagu, aga rohkem teha ei ole mõistlik enam. Ja vaadatakse ju tegelikult asjakohasuse raames ka seda, et mis see konkreetne meede ja tema kulu on sellele asutusele, et kas see kulu on ka proportsionaalne sellele nagu eesmärgile, miks me teda rakendame ja võib-olla siis ka jällegi see realiseerumise tõenäosus, mis seal kõrval on, et nagu erinevaid argumente, mis seal saab kaaluda tegelikult, et hinnata siis seda, kas on asjakohane meede. Siis on üks selline küsimus, mis ma ei tea, kas te niimoodi puusalt kohe ära vastate, aga väga praktiline. Ehk siis, et ettevõttel on olemas ISO 27001 ja küsitakse, et kas siis peale selle teavitamise, kui juhtub intsident, peale siis selle registreerimise, et on kohuslane, et kas on midagi, mis sealt ikkagi kütsist veel tuleb, et ISO on olemas, et kas ma natuke pean muretsema, midagi tuleb juurde veel või? Et siin võib-olla üks erinevus, millele peab mõtlema, on see, et ISO on võimalik rakendada konkreetsele äriprotsessile või organisatsiooni osale. Et nüüd selle kütsiga, eks ole, muutus see, et tegelikult infoturvet tuleb rakendada tervele organisatsioonile. Ehk siis, kui on rakendatud ISO, aga ta on piiratud skoobis ettevõttes, et siis võib-olla võib tekkida selline koht, kus tuleb võib-olla veel midagi teha. Ja kui väga täpne olla, siis see sama kohustus oli tegelikult ka
varem juba olemas, ehk et nendel, kes olid ISO rakendanud, et see ISO erisus kehtis sel juhul, kui selle käsitlusala oli siis defineeritud terve siis organisatsiooni tegevusala. Ja samamoodi jah, nüüd tõepoolest on see, et ISO peab olema siis käsitlusala piisavalt lai, et ta kataks ära kõik vajalikud asjad. Siis on selline ka meetmetega seotud praktiline hea küsimus. Kellele tekib auditi kohustus, kuidas sellest aru saada, eriti e-ITSi vaates? Selline küsimus. Auditi kohustus. Kelle lemmikteema see on? Ma teen otsa lahti, et auditi teema on päris palju ka kirgi kütnud teema ja ta on olnud ka muutuses olev teema. Ehk et kui varasemalt oli see auditi kohuslus üsna lihtne ja selge, et kes rakendas standardid, sellel oli auditi kohuslus, välja arvatud mõned erandid ja erisused, et siis on see praegu muutunud natukene teistsuguseks, auditi kohuslaste ring on muutunud väiksemaks ja niimoodi tiiserina võib öelda seda, et auditeerimise eeskiri on ka praegu tegelikult ülevaatamisel, ma just tulin sealt koosolekult, kus me seda arutasime, ehk et selle koha pealt ma ütleksingi võib-olla, et nagu stay tuned ja vaadake, et kuidas see auditeerimise eeskiri täpselt nagu kirjas on, et see on muutumises olev teema ja kui siin midagi väga niimoodi välja hõigata ja kivisse raiuda, et siis see võib-olla mingi aja pärast enam ei ole kehtiv. Siin on veel üks minu meelest päris hea praktiline küsimus, mis on paljudel ilmselt mureks. Et kuidas käsitleda NIS kontekstis, siin on siis konkreetselt meditsiiniseadmeid, mille tarkvara ei saa uuendada. No ilmselt ei ole ainus seade meditsiiniseade, aga siin on just meditsiiniseade. Ja siis küsitakse, kas haigla vastutab seadme küberturbe eest või tootja? Vastutab ikkagi haigla ja põhimõtteliselt, kui me ei saa seda tarkvara uuendada, siis me tõenäoliselt saame rakendada mingisuguseid kompenseerivaid meetmeid, millega me saame seda riski siis kuidagi teistpidi maandada. Okei. Räägime pisut nendest intsidentidest veel, et need juba tulid niimoodi lauale ka ja mind muidugi juristina eriti huvitab, et mis siis saab, kui ma ei teavita? Kas saab karistada, kas saab trahvi? No mina jälle mõtlen oma GDPR-i peale, seal on kõik väga kurjad, kui teavita. Siin on samamoodi, et trahvimäärad on selleks ette nähtud ja eks ta olegi nagu survemeede, et see info riigi infosüsteemi ametisse jõuaks ja et nemad saaksid siis sellega ühest küljest nagu ettevõtjatele abiks olla, kui need intsidendid juhtuvad ja teisest küljest ka nagu sihuke laiem teadlikkus, mida püütakse siis läbi nende järelevalveasutuste tuua nagu ühiskonnani laiemalt. Kas selleks intsidendiks saab kuidagi valmistuda ka, et veel ei ole juhtunud, aga me teame, me oleme inimesed, ikka juhtub, et mis võib-olla saab juba ette ära teha midagi? Ja, väga palju saab teha ette ära. Ja see punt. No nii, kuulame nüüd. Meetmete rakendamine eelkõige ongi selle eesmärgiga, et esiteks ära hoida intsidente, aga me saame teha väga palju ka selleks, et kui juhtub ikkagi intsident, et siis me käitume adekvaatselt ja tuleme sellest välja võimalikult väikeste kahjudega ja võimalikult kiiresti. Ja teha saab igasuguseid asju, kindlasti meil peaks olema intsidentide käsitlemise plaan, kus on üldjoontes ära kirjeldatud siis, mida me teeme, milliseid tööriistu me kasutame ja nii edasi. Kui me ei taha väga põhjalikult minna, siis miinimum on see ilmselt, et kusagil on siis kirjas kontaktid välise partneri poole, saame pöörduda kiiresti, et meil on võib-olla olemas mingi reageerimisleping olemas, et see väline partner siis tuleb ja aitab meil seda intsidenti siis lahendada. Et aga muidugi kõik muud asjad ka, dokumentatsioon ja vajalikud tehnoloogiad ja mis meil aitavad siis sellest intsidendist kiiresti jagu saada. Mida me praktikas näeme, on ikkagi see, et tavaliselt tuleb nagu välk selgest taevast ja siis tuleb paanika ja siis hakatakse rapsima ja tavaliselt alguses tehakse asjad natuke hullemaks. Ja siis võib-olla saadakse aru, et ise ei saa ikkagi jagu sellest asjast
siis hakatakse juba abi otsima. Aga õigem oleks jah see, et meil ikkagi on valmisolek olemas ja teada, kus me siis seda abi saame võimalikult kiiresti. Võib-olla ka üks asi, mis aitab ära hoida või adekvaatsemalt reageerida kõigele sellele, mis Liive välja tõi, on see, kui tehakse õppuseid. Õppuste korraldamine on alati hea mõte. Alguses lauaõppused paberi peal, et mõtleme läbi, kuidas me midagi teeme ja siis sealt juba samme edasi päris õppuste poole, et kus on reaalelulised ja kineetilised mõjud. Et need on tegelikult asjad, mis võimaldavad väga palju õppida, saada väga väärtuslikku infot ja siis valmistada ette selleks, et kui peaks mingi asi nagu päriselt katki minema. Ja just see õppuste koht on ka see, kus tegelikkuses igasugune poliitikatesse kirja pandud info jõuab lõpuks nagu reaalsusesse, et kui meil on poliitika, aga meie töötajad sellest mitte midagi ei tea ja intsidendi ajal seda esimest korda näevad, siis on liiga hilja. Et me tahame tegelikkuses seda, et meil inimesed teaksid, mis on nende roll, meil on rollid ja ülesanded ära jaotatud ja kui meil on intsident, et siis keegi ei tee olukorda hullemaks, vaid siis tegelikkuses liigume nagu kiiresti lahenduse suunas, et see on äge minu meelest, et just nagu siis tehnilise poole inimene tõi ise kohe poliitikad ja korrad välja, et ma ei pidanudki olema see jurist, kes kohe hakkab rääkima, et meil on intsidendi korda vaja. See intsidendi käsitlemise plaan kindlasti on niisugune dokument, mida ei maksa ChatGPT lasta kirjutada. No vot, et siit intsidendi teemal veel see teema lõpetada, üks väga hea küsimus, et mis siis ettevõtte või asutus siis teeb, kui see intsident leidis aset meie ettevõtte naaberriigis? Et kas siis peab Eestis ka midagi teavitama või piisab näiteks, ütleme, et see oli Lätis või Leedus, et siis seal teavitada? Eestiga pole seotud, aga näiteks peakontor on Eestis, mis siis saab? Ilmselt on mõeldud neid kontserni Jah. Otseselt küsimus on, et kas see naaberriigis juhtunud intsident mõjutas Eesti riigis toimivat üksust. Kui jah, siis jah. Kui ei, siis maailmas juhtub palju igasuguseid asju. Aga tihtipeale siin rahvusvahelistel organisatsioonidel ja ettevõtetel on see, et ongi kas näiteks IT pool on kuskil välismaal või on mingisugune maksekeskus kuskil teises riigis ja kui see pikali kukub, siis mõju on automaatselt ka meil, et siis ikkagi nagu ootaks seda teavitust. Räägime nüüd natukene järelevalvest, et võtame ühe sellise üldise küsimuse alguses, aga mis minu jaoks on väga põnev. Millal RIA järelevalve menetluse siis algatab? Millal plaan on? Siis kui aeg kätte tuleb. Üldine küsimus, aga vastus on selline, et kui me räägime näiteks riiklikust järelevalvest, see on siis erasektori üle tehtav järelevalve liik, et RIA koostab iga aasta ohuprognoosi, kus siis on välja toodud uuemad, värskemad trendid ja ka ära loetletud need sektorid, kus on suurem tõenäosus, et on võib midagi juhtuda ja siis see on korrakaitseseaduse alusel koostatav dokument ja see on üks alus, mille pinnalt me ka seame oma prioriteete ja valime siis järelevalve aluseid, keda me siis tänavu läheme näiteks menetlema, koostame tööplaani, aga lisaks sellele on ka plaaniväline järelevalve, ehk et see on see, mida elu uksest ja aknast meile ka igapäevaselt laua peale toob. Võtame veel, siit on üks selline ka praktilisem järelevalve küsimus. Siin on küll sõnastatud, et kas NIS2 täitmist, et ikkagi hinnatakse KÜTSi täitmist, aga et kas siis KÜTSi täitmist hakatakse hindama sama järelevalveprotsessi kaudu EITS-i raamistikus. Kes hindab vastavust, RIA või mõni muu asutus? Hinnangu andmise puhul me saame rääkida, eks ole, välisest auditist, mida viivad läbi EITS-i audiitorid ja ISO audiitorid, aga järelevalve puhul on ikkagi RIA järelevalveosakond, kes seda läbi viib. Et tõsi küll, nüüd uue KÜTSiga on tulnud mõned täiendused. NIS2 nägi ette mõned uued instrumendid järelevalve jaoks, mis siis võib-olla
tooks välja, et saab nõuda sihipärase auditi tegemist. Praegu ka ad hoc audit on sees ja turvalisuse kontrollid erinevatel viisidel. Et selle kohta ma ütleks nii, et kui neid praegu esialgu siin seaduses lugeda, et siis need võib-olla tunduvad niisugused uued ja keerulised asjad, millest seaduses ei ole ka väga täpselt lahti seletatud, et mis nendega mõeldud on. Aga siinkohal tasub siis vaadata Eestis juba olemasolevat õigust. Ehk et tegelikult valdav osa neist asjadest on meil täna ka juba olemas. Ja me siin jõudumööda püüame ka seda õigusakti täpsustada selle koha peal. Nüüd me natukene sinna sanktsioonidesse, trahvidesse läksime, aga võib-olla Kristjana saad need numbrid siis välja öelda, mis meid ootavad. Klassikaline hirmutamise koht. Aga üliolulise üksuse trahvimäärad ulatuvad siis kas 10 miljonit eurot või siis kuni 2% ülemaailmsest aastasest kogukäibest. Ja olulisel üksusel on need lävendid siis natukene allpool, on 7 miljonit eurot või kuni 1,4% ülemaailmsest aastasest kogukäibest ja valitakse siis see, kumb on nendest kõrgem. Aga mina olen kuulnud mingisugusest sunnirahast ka 70 000 eurot, et millal selle väiksema siis ikkagi saab? Sunniraha määratakse siis, kui on vaja üksust sundida ettekirjutuse täitmisele, et näiteks Riigi Infosüsteemi Amet teeb ettekirjutuse, et me palume, ma ei tea, turvasüsteem viia nõuetega kooskõlla näiteks, hästi üldistatult, ega see kunagi nii üldine ei ole, aga sellisel juhul, kui ettevõtja seda ettekirjutust määratud tähtajaks ei täida, on võimalik määrata talle sunniraha siis kuni 70 000 eurot, mis varasemaga võrreldes on päris palju rohkem kui varem. Aga need trahvid, mis sa ette lugesid seal 10 miljonit, muidugi kuni ja nii edasi, et kas see on siis väärteomenetluse raames või kuidas? Need on väärteomenetluse korras määratavad trahvid ja et sarnaselt ka GDPR-iga ehk siis isikuandmete kaitse üldmäärusega, siis selliseid haldustrahve Eestis ei ole, neid ei ole võimalik määrata, et siis Eestis määratakse selliseid trahve väärteomenetluse korras. Võib-olla üks oluline nüanss, mis veel märkimata jäi, on see, et sunniraha tõepoolest on siis sunnivahend mõjutamaks isikut tegema mingisugust tegu või jätma midagi tegemata. Aga selle erisus on see, et seda saab määrata korduvalt. Just. Seda määratakse korduvalt seni kaua, kuni see puudus on kõrvaldatud. Ja veel võib-olla sellisest ebamugavast sanktsioonist, et kas tõele vastab, et RIA saab nõuda just ka ülioluliselt üksuselt juhatuse liikme volituse ajutist peatamist ja tegevuse sertifikaadi või loa ajutist peatamist või kuidas selle teemaga on, et ilmselt keegi oma juhatuse liikme kohast ilma ei taha jääda. Ja uus võimalus on seadusesse sisse kirjutatud, aga seda, kuidas ta praktikas välja nägema hakkab, ei tea, sest et ei ole veel juhtunud, aga võib-olla teab. Veel ei ole, aga selline asi on sisse kirjutatud ja eks selle eesmärk ole ka võib-olla eeskätt niisugune heidutuslik, et veenda ja sundida neid juhatuse liikmeid ikkagi oma kohuseid täitma ja siis nendel loodetavasti väga harva esinevatel puhkudel, kui nad seda sellegipoolest ei tee, et siis on võimalik siis ka niisuguse pigem nagu äärmuslikuna kõlava meetme kasutusele võtmine. Aga tundub, et see võiks olla nagu pigem kõne alla tulla olukorras, kus tõesti mingi teenuse toimepidevus ei ole tagatud, et ega keegi ilmaasjata sinna juhatuse liikme positsiooni kallale ei lähe ja ega ma arvan, et järelevalvel ei ole seda ka väga mugav teha, sest et kõik muud teemad ettevõttes ju peavad samamoodi kuidagi edasi liikuma, et saab väga põnev olema näha, kuidas see asi praktikas hakkab välja mängima. Siin on trahvide kohta ka üks selline huvitav küsimus, et trahvid on miljonites, aga mis on reaalsus? Et kui suures ulatuses ikkagi ettevõte võib trahvi saada, et IKÜM-i põhjal me teame, et seal on olnud seal 60 000, 70 000, kõige suurem 3 miljonit. Et kas siin võib näha midagi sarnast, et kuigi Euroopa Liit ütleb, et näed kuni 10 miljonit, siis äkki ikkagi ei pea muretsema, et kohe on 10 miljonit. Ma julgeks arvata, et me ei jõua ka vähemalt alustuseks kohe sinnani, et need trahvid tõesti siin 10 miljonitesse ulatuvad, aga järelevalve kindlasti teab paremini. Tahaks ka loota, et ei teki vajadust juurde trahvide määramiseks.
ja noh, siin tasub teada ja mõista ka seda üldist trahvide suuruse määramise loogikat, et kunagi või noh, vähemalt reeglina ei tehta niimoodi, et kõigepealt ikka täie puuga ja siis vaatame, et mis juhtub. Et iga kaasus on individuaalne, menetleja vaatab selle läbi ja siis seejärel otsustatakse, arvestades kõiki siis proportsionaalseid põhjendusi ja nii edasi, kergendavad, raskendavad asjaolud ja kogu selle protsessi tulemusena tekib siis see lõplik number. Aga jah, nagu kõlanud, et ei ole esialgu kavas ja loodame, et ei pea siis neid nii-öelda väga mitmekohalisi numbreid välja kirjutama. Nii, meil on veel 15 minutit jäänud ja siin on väga häid küsimusi, et ma laenan siit mõned veel, mis on jooksvalt tulnud. Et üks küsimus, mis on ka saanud toetust, on selline, et noh, võib-olla kas või mõned näpunäited saate anda. Millist siis tõendit juhatuselt oodatakse, et näidata, et on nõuetekohane hoolsus küberturbe küsimustes täidetud, et mida siis, noh, et kuidas te kontrollite? Kõige lihtsam ilmselt on infoturbepoliitikas sätestada, kes mille eest vastutab. Üks asi on tõepoolest see, et vastutus peab olema paigas, inimestel oma tööülesanded teada, aga lisaks sellele, noh, ütleme, kunagi ei ole mõtet teha paberit paberi pärast, et tegelikult olulisem on see, et see ka reaaleluliselt toimiks. Ja see on ka asi, mida me omalt poolt vaatame, tõenäoliselt siis ka juhatuse liikmete tegevusi hinnates, et kas nad päriselt ka selle teemaga tegelevad ja kas nad päriselt ka on seisnud hea selle eest, et nende organisatsioonis siis infoturve oleks toimiv ja tagatud. Just, et see on kindlasti väga oluline, eks ole, et infoturve juhtimine on ikkagi protsess, et see ei ole niisugune asi, et me teeme selle ühe korra korda ja siis me vastame KÜTS-i nõuetele ja siis me rohkem sellega ei tegele, vaid tegelikult me ikkagi peame sellega tegelema jooksvalt ja iga aasta vaatame üle oma infoturvameetmeid, vaatame üle oma poliitikaid, kordasid ja nii edasi. Jah, et see ei ole nagu kindlasti mingi üks konkreetne tõend, mida on vaja, vaid pigem see, et on näha, et ettevõttes on jooksvalt need teemad nii juhatuse laual aruteludes, näiteks tuuakse ka infoturbejuhi mingisuguseid ettekandeid pidevalt juhatuse nende juhatuse koosolekute aruteludele. Ja samamoodi ka see, et näiteks juhatus eraldab eelarvet nende teemadega tegelemiseks, et kõik, ma arvan, need kuidagi nii-öelda kaudsed tõendid tegelikult toetavad ka seda, et näidata, et hoolsuskohustust on täidetud. Nii, võtame veel mõned praktilised teemad. Kas RIA-l on plaanis koostada ametlik vastavusmaatriks, mis siis seoks NIS2, KÜTS-i, EITS-i, näiteks ISO 27001 nõuded, et vältida dubleerimist ja tõlgendusriski? Ja siin tuleb nagu aru saada sellest, et KÜTS ongi siis selle NIS2 siseriiklikult üle võetud inkarnatsioon. Ja EITS-i ja ISO vahel on seos selline, et täna nad on üksteisega vastavuses, need vastavustabelid on tehtud ja see vastavus on tegelikult nagu selles mõttes ühepidine, et EITS-iga vastavuses olemine ja ISO-ga vastavuses olemine, noh, ta ei ole automaatselt tagatud, kuid seda on nagu mõistlik eeldada, sest nad on oma väljatöötamise printsiibilt ja ülesehituselt üsna sarnased. Jah, ja seadus ütleb meile ju ka selgelt seda, et me võimegi rakendada nii EITS-i kui ka ISO ja need on võrdsustatud omavahel, et võib-olla seal nagu ei mängigi niivõrd rolli see, et nad oleks nagu järelevalve mõttes ühtlustatud, vaid lihtsalt see, et me teame, et me võime rakendada emba-kumba. Ütleme, et noh, seadus ütleb ju sellest, et tuleb rakendada alaliselt infoturbemeetmeid. Et ja päeva lõpuks ei ole nagu väga palju vahet, millise standardi järgi seda teha. Kui on vähegi niisugused adekvaatsed standardid, siis laias laastus nad räägivad ikkagi sarnast juttu. Võtame vahepeal veel ühe teavituse küsimuse, et kuna see on kõige aktuaalsem, siis paistab, et need teemad on väga hingel kõigil.
et on näiteks selline, no võib-olla nõuab analüüsi, aga äkki teate kohe öelda. NIS2 ehk siis KÜTS nõuab eraldi teavitust iga tütarühingu kohta registrikoodi alusel. Kui kontsern tervikuna ületab 250 töötajat ja tütarühing on reguleeritud sektoris, ehk siis küsitaksegi, et kas siis iga tütarühingu kohta tuleb esitada eraldi teavitus. Kui kontsert siis ületab need numbrid, aga kas siis iga tütar peab? Ja reeglina me lähtume ikkagi sellest, et kas konkreetne tütarühing on subjekt, kui jah, siis ta peab ennast teavitama. Nüüd, kui küsimus on selles, et näiteks tütarühing ise ei ületa seda töötajate ja käibelävendit, aga kontsernis nagu need numbrid tulevad kokku, siis me seaduse järgi peame nagu küsima selle järgi, et kas see tütarühing nende IT-lahenduste pakkumisel on sõltumatu siis sellest emaühingust või tegelikult otsustatakse need asjad koos. Et kui me saame nagu jõuda järeldusele, et see tütarühing on sõltumatu, sellisel juhul me vaatame ainult selle tütarühingu töötajate arvu ja käibe suurust, aga juhul, kui ta tegelikult otsustab oma emaühinguga näiteks IT-lahendusi ühiselt, siis me vaatame ka sellesama emaühingu või siis partnerettevõtjate, sidusettevõtjate käivet ja siis need nagu liidame kokku ja sellisel juhul võib tõesti olla, et ta ületab selle subjektsuse lävendi just selle suuruse tõttu, mille ta siis saavutab koos teiste ühingutega. Siis on meil sellised mõned võib-olla nagu ülemineku mured mõneti. Näiteks on selline küsimus, kas digi-teekaardi loomisega katab ära EITS-i vajadused või on see siiski liiga üldine? Digi-teekaart ikkagi vist on üsna üldine, et see küll võib-olla annab natukene aimu sellest, et millises olukorras see organisatsioon on küberturbe mõttes hetkel, et aga sellest digi-teekaardist see küberturvalisuse hindamine ikkagi on üsna selline tagasihoidlik osa. Siis rääkides, see on ka päris selline põnev. Kuidas organisatsiooni kohalduvuse osas peaks käituma, kui ärimahud langevad alla 10 miljoni? Et vahepeal nagu korra kvalifitseerusid ja siis järgmine kuu enam mitte, mis siis saab? See paraku ei tähenda seda, et siis kohe KÜTS-i skoobist välja saab ja siis ma viskan kõik turvameetmed aknast välja, ütlen, ma rohkem mitte midagi ei tee. Et tegelikkuses ikkagi tuleb jätkata, et võib ju olla, et see lävend jälle ühel hetkel ikkagi suureneb, et. Ütleme, ühe kuu kõikumised sinna-tänna, see tõesti ei puhu pilli. Et pigem peaksin ikkagi vaatama aasta keskmiseid näitajaid, nagu on see töötajate keskmine arv ja majandusaasta aruanded ja nii edasi. Ja kui need on juba 2 hinnatava perioodi vältel olnud siis üleval või allpool lävendit, et siis võib sellest nii-öelda subjektide hulgast väljaarvamisest rääkida. Ka praktiline küsimus, et 6000 pluss subjekti ja küsitakse siis, et kuidas siis ikkagi hakatakse seda kontrolli teostama, et kas RIA-l jagub musklit. See oli minu siis täiendus. Niimoodi on sõnastatud. No ütleme, esiteks 6000 pluss on niisugune hinnanguline suurusjärk. Täna täpselt keegi ei tea, kui palju neid on, see loodetavasti veel selgub. Ja ilmselgelt ei ole RIA-l ei ressurssi ega ka vajadust igale poole minna, vaid pigem me lähtume ikkagi olemasolevatest riskihinnangutest, mille alusel me siis seame oma prioriteedid ja valime need sektorid ja seltskonnad, keda me siis esmajoones külastame. Ja lisaks muidugi on siis võimalik sattuda meie huviorbiiti ka mingitel muudel võimalustel, et kes väga tahab. Mõnikord meile ka helistatakse ja öeldakse, et tulge tehke meile järelevalvet. Selline küsimus, et IT-turvalisuse audit, kas riik on aktsepteerinud ettevõtteid, kes saavad seda teostada ja siis kui sageli on see ka vajalik, on küsimus. Aga alustame sellest, et mõeldaksegi, et äkki ma ei võta piisavalt head teenuspakkujat, et kas riik on öelnud, et need on head ja need on vähem head. White label, jah. Igasuguste nimekirjade koostamine on tänapäeval niisugune suhteliselt tänavatu ettevõtmine ja ei ole ka heaks tavaks. Aga ütleme, kui me räägime
turvalisuse auditist, eks ole, ITSI auditist, siis audiitoritele kehtivad nõuded, mis on samad, mis kehtivad ise audiitoritele ja kes on need nõuded ära täitnud, siis nemad saavad seda auditit ka läbi viia ja see on sel juhul siis aktsepteeritav. Siis on selline ettevõte, kes on siis KÜTSi kohuslane ja põhiauditi järeldusotsus on RIA-le juba esitatud ja siis küsib, kas ma pean Eesti.ee kaudu midagi veel tegema? Või te juba teate? Auditi järeldusotsus ja subjektsusest teavitamine on natukene erinevad asjad. Et kui ta on meile järeldusotsuse esitanud, siis me tõepoolest ilmselt, eks ole, teame, et ta on subjekt. Aga samas on seal teavituses ka veel väljumist tuleb täita, et siis oodatakse infot muuhulgas ka näiteks konkreetsemate tegevusalade ja ka IP aadresside vahemike kohta ja need sealt auditi järeldusotsusest kindlasti välja ei tule. Jah, et veel kord see teavitamiskohustus tegelikult kehtib kõikidele ühetaoliselt, et ei ole vahet, kas see konkreetne üksus oli juba varem subjekt või mitte, et see teavituskohustus tuleb ikkagi täita märtsi lõpuks. Jah, ega meil ongi 5 minutit jäänud. Ma ühe küsimuse veel küsin teilt siit ja siis võib-olla uurin sellist lõpusõnumit teilt ka, et saate hakata mõtlema, mis te kaasa annate inimestele. Küsimus veel siit on selline, et NIS2 kohaselt peaks iga ettevõtte kaaluma küberturvalisuse juhi valimist. Kuidas see on seotud KÜTSiga? Et ilmselt siis küsitakse ka, et kas NIS2 ja KÜTSi langevad kokku ja üldse tähendab? No KÜTS meil räägib sellest, et meil peab olema küberturvalisuse eest vastutav juhatuse liige. Et see on iga organisatsiooni enda täitsa siseküsimus, et kas seda juhatuse liiget, kellele siis usaldatakse kogu see küberturvalisuse valdkond, kas valitakse mõni olemasolevatest juhatuse liikmetest ja otsustatakse hakata ta nagu aktiivselt koolitama või tal on juba vajalik nagu eelteadmine olemas. Või siis on küsimus selles, et organisatsioonis tuua näiteks IT-juht või keegi infoturbejuht siis juhatuse tasandile, et seda valdkonda hallata ja selle kohta pidevalt infot anda. Et mulle tundub see selline organisatsiooni enda korralduslik küsimus. Võib-olla ütleks, et IT-juht ei ole hea mõte. IT-juht ei peaks võib-olla vastutama küberturbe eest. Ja kindlasti võib alati mõelda ka selle peale, eks ole, et see võtta väljast teenusena. Küberturbe juhtimine, et see ei pea maja sees olema. See ei pea ilmselt ole maja sees, aga oluline on siis seda meeles pidada, eks ole, et ettevõte ei saa vastutust anda välisele partnerile. Okei, meil on kohe aeg otsas, et võib-olla viimase asjana küsikski, et kui keegi praegu muretseb enda KÜTSi kohustuste pärast, et võib-olla mis on see üks asi, millest siis alustama peaks? Neid on võib-olla mitu, aga ma ei tea, seaduse lahti tegema? Seaduse lahti tegema. Punkt 1 on see, et aru saada, kas ma olen subjekt üldse ja kui ei saa ise aru, majasisesed juristid või siis väljaspoolt nõustajad, kes aitavad selle kohustuse välja selgitada, et sellega ei ole enam palju aega ja märtsi lõpuni tuleb teha. Aga see lõpusõnum, mis ma siit tahaks kaasa anda, on see, et märtsi lõpuks peab nagu teavituse ära tegema, ei tähenda seda, et selleks ajaks peavad ka kõik meetmed olema rakendatud, et meetmete rakendamiseks ikkagi uutel subjektidel on aega 3 aastat. Need, kes on elutähtsa teenuse osutajad, siis neil on erandina 5 aastat alates sellest hetkest, kui nad elutähtsa teenuse osutajaks määrati. Kui see selgus on olemas, eks ole, siis on niisugune tüüpiline infoturbe juhtimise süsteemi rakendamine. Määratakse vastutaja, on see siis infoturbejuht või väline partner, kes siis aitab seda teha. Siis tehakse vajalikud poliitikad, kaardistatakse varad, kui need asjad ei ole veel kaardistatud, tehakse riskianalüüsid ja hakatakse siis seda teekonda käima, et see on siis niisugune ikka lõppematu tee põhimõtteliselt. Ja tuleb siis käia ja nende asjadega tegeleda jooksul. Kuidas RIA asja näeb? Ja, ma võib-olla annaks kaasa selle mõtte, et mõnes mõttes sõltumata sellest, kas ollakse subjekt või mitte, küberturbemeetmete rakendamine on alati hea mõte, oma asju turvalisena hoida. See ei käi ainult KÜTSi subjektide kohta, vaid kõigi kohta, nii tööalasel kui ka isiklikus elus. Ja kui te olete KÜTSi subjekt ja on teil kohustus rakendada turvameetmeid, siis ärge tehke seda järelevalve pärast, vaid ikkagi
saage aru sellest, et see on teie enda pärast. No väga hästi, loodame, et saime panustada, väga tugevad panelistid olid meil täna ja mõned küsimused jäid küll vastamata, eks me mõtleme, mis me sellega teeme, võib-olla peaks mõne blogi kirjutama, artikli ja äkki tuleb jätkuüritus, mine tea. Aitäh teile. aitäh.